Täna alustame väikese meenutusega sellest, kes on tegevusterapeut ja mida ta teeb. Te juba teate, et tegevusteraapia eesmärk on aidata inimestel säilitada või taastada oma iseseisvust igapäevaelus. Aga vaatame täpsemalt, mida see tegelikult tähendab. Tegevusterapeut on tegevusvõime ja tegevusvõimega seotud tegevuste spetsialist ja see tähendab, et tema töö keskmes on inimene ja tema igapäevane toimetulek. Kuidas ta saab hakkama oma tegevustega, olgu need siis pesemine, söömine, liikumine, töö, õppimine või hobid. Tegevusterapeudi töö on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime hindamine, säilitamine ja edendamine. Kui inimese tervis on halvenenud, näiteks trauma, haiguse või vananemise tõttu, siis tegevusterapeut aitab tal uuesti õppida toimetulekut. Mõnikord on eesmärk taastada varasem oskus, teinekord aga leida uus viis, kuidas sama asja teha. Tegevusterapeut hindab inimese olemasolevat või potentsiaalset võimetaset. Ja see tähendab, et ta uurib, mida inimene suudab teha praegu ja mida oleks võimalik parandada. Tegevusterapeut ei vaata ainult probleeme, vaid otsib ka tugevusi, mis töötab hästi ja mida saab selle peale ehitada. Oluline on aru saada, mida inimene vajab ja mis on talle oluline. Tegevusteraapia ei keskendu ainult füüsilistele oskustele, vaid ka sellele, mis teeb elu tähenduslikuks. Näiteks, kui eakas inimene armastab ajatööd, siis terapeut püüab leida viise, kuidas ta saaks seda jätkata, isegi siis, kui liikumine on raskendatud. Tegevusterapeut teeb koostööd nii individuaalselt kui ka grupis, lähtuvalt kliendi vajadusest. See tähendab, et teraapia võib toimuda üks ühele, aga ka väikestes rühmades, kus inimesed saavad üks teiselt tuge ja inspiratsiooni. Teissõnu, tegevusterapeut on inimene, kes aitab teistel inimestel teha seda, mis on nende elus oluline, hoolimata haigusest, vigastusest või piirangutest. Tema töö on inimlik, loominguline ja nõuab empaatiat, samuti ka teadmisi ning oskust märgata väikseid, aga olulisi detaile. Hindamisvaldkonnad. Nüüd, kui me oleme meenutanud, kes on tegevusterapeut ja mida ta teeb, liigume edasi järgmise väga olulise teema juurde. Tegevusterapeutiline hindamine. Enne kui terapeut saab midagi planeerida või alustada teraapiat, tuleb tal mõista, millised on inimese võimed, oskused ja piirangud. Seda me nimetame hindamiseks ehk hindamisprotsessiks. Hindamine aitab terapeutidel vastata küsimustele, mida inimene saab praegu teha ja mis takistab teda tegemast seda, mida ta soovib. Selleks vaatleb tegevusterapeut inimest tervikuna, nii tema füüsilisi, vaimseid kui ka sotsiaalsed võimed. Kõiki neid aspekte me nimetame hindamisvaldkondadeks ja need on loetletud siin slaidil. Nagu te näete, on neid päris palju, alates lihasjõust ja liikumisest kuni mälu, meeleolu ja sotsiaalse suhtluseni. Ja iga valdkond annab meile infot selle kohta, kuidas inimene on oma igapäevaelus toime tuleb. Kohe vaatame iga punkti eraldi ja arutame, miks on see oluline tegevusterapeudi jaoks ning kuidas seda praktikas hinnatakse. Kõigepealt motoorsed võimed. Motoorsed võimed tähendab inimese kehalist võimekust liikuda ja oma keha kontrollida. See hõlmab kõiki liigutusi, käte, jalgade, kere, liikumist, samuti tasakaalu ja koordinatsiooni.
Tegevusterapeut vaatleb, kui hästi inimene saab sooritada igapäevased liigutusi, näiteks tõusta voodist või toolilt, kõndida ruumis, sirutada kätt, et midagi võtta, või painutada, pöörata või hoida tasakaalu. Motorsed võimed näitavad, kuidas lihased ja liigesed töötavad koos ja kas inimene suudab oma keha juhtida ilma valu või pingeta. Näide praktikast. Pärast käeluu murdu tuleb inimene teraapiasse. Käsi on paranenud, aga ta ei saa enam hästi käega asju tõsta või kirjutada. Ja tegevusterapeut hindab tema motorsed võimed, kui palju ta saab kätt painutada ja kui tugev on haare, kas liikumine on valulik või jäik. Ja selle info põhjal planeeritakse harjutused ja tegevused, mis aitavad taastada liikumise ja jõu. Järgmine punkt on lihastoonus. See tähendab, kui pinges või lõdvestunud on lihased puhkeolekus. See on lihaste loomulik valmisolek liikumiseks. Nad ei ole kunagi täiesti lõdvestunud ega kogu aeg pinges, vaid hoiavad keha stabiilsena ja valmis liikumiseks. Kui lihastoonus on liiga madal, seda me nimetame hüpertensioon, on inimese liigutused aeglased. Ta võib tunduda nõrk ja tal on raske hoida keha asendit või tasakaalu. Kui lihastoonus on liiga kõrge, see nimetatakse hüpertensioon, on lihased jäigad ja liikumine muutub raskeks, ebaloomulikuks või valulikuks. Ja tegevusterapeut hindab lihastoonust, et mõista, kuidas keha reageerib liikumisele ja puudutusele ning kuidas seda saaks teraapias parandada või tasakaalustada. Näide praktikast. Pärast insulti võib patsiendi parem käsi olla väga pinges. Ta ei saa seda hästi sirutada. See on kõrge lihastoonus ja tegevusterapeut aitab lõdvestada lihast, kasutades veenitusi, soojendust või spetsiaalseid harjutusi. Teine inimene, kellel on näiteks liiga madal toon, vajab harjutuse, mis tugevdavad ja aktiveerivad lihaseid. Järgmine punkt on lihasjõud ja see tähendab, kui palju jõudu inimene suudab oma lihaste abil rakendada. See näitab, kas lihased on piisavalt tugevad, et hoida keha asendit või mitte. Kas on piisavalt, et liikuda ja sooritada igapäevased tegevusi, näiteks tõsta esemeid, kanda midagi või lihtsalt püsti tõusta. Ja kui lihasjõud on vähenenud, võib inimesel olla raske teha lihtsaid liigutusi, siis tasakaal võib halveneda ja väsimus tekkida kiiremini. Ja tegevusterapeut hindab lihasjõudu, et otsustada, millised harjutused ja tegevused aitavad lihaseid tugevdada ning kuidas kohandada keskkonda, et inimene saaks oma jõu tasemest hoolimata igapäevaelus hakkama. Liikumise koordinatsioon. Liikumise koordinatsioon tähendab, kui hästi inimene suudab oma keha eri osi koos juhtida. See on oskus teha liigutusi täpselt, sujuvalt ja õige ajastusega. Kui koordinatsioon on hea, teeb inimene liigutusi kindlalt ja ilma üleliigse pingutuseta. Näiteks haarab tassi, paneb võtme luku auku või kõnnib ilma komistamata. Kui koordinatsioon on häiritud, muutuvad liigutused ebakindlaks, aeglaseks või liiga järskudeks. Tegevusterapeut hindab koordinatsiooni, et mõista, kuidas inimene saab oma igapäevaseid tegevusi sooritada. Kas tal on raske näiteks reetuda või süüa või kirjutada. Näidena toon siis pärast tajutraumat võib patsiendil olla raske täpselt liigutada, näiteks ei suuda ta sirgelt tõsta kätt või hoida luusikat nii, et toide ei kukuks maha. Ja tegevusterapeut kasutab harjutusi, mis arendavad koordinatsiooni. Näiteks liigutuste kordamine aeglases tempos või siis 2 käega tehtavad ülesandeid,
näiteks nööpimine, joonistamine või pusle kokkupanek. Hea koordinatsioon on väga oluline, sest see mõjutab kõige igapäevaelu tegevusi alates pesemisest kuni töö tegemiseni. Järgmine ka oluline punkt on peamotoorne koordinatsioon. Peamotoorne koordinatsioon tähendab võimet teha täpseid ja kontrollitud liigutusi väikeste lihastega, eriti kätes ja sõrmedes. See on vajalik paljude igapäevaste tegevuste jaoks, näiteks rietumisel, nööpimisel, kirjutamisel, söögiriistade kasutamisel või telefoni käsitsemisel. Kui peamotoorne võime on häiritud, muutuvad liigutused aeglaseks ja ebatäpseks. Inimene võib puudistada toitu, kukutada asju või tal on raske kinni haarata väikseid esemeid. Tegevusterapeut hindab peamotoorset koordinatsiooni, et mõista, kui hästi inimene suudab sooritada täpseid tegevusi ning planeerib harjutusi, mis arendavad sõrmede ja käe koostööd, tugevust ja samuti ka liikuvust. Näiteks, kui eakal inimesel, kellel on artriid, võivad sõrmed olla jäigad ja valulikud. Ta ei saa hästi kinni haarata nööbist ega keerata võtmega ust lahti. Ja tegevusterapeut õpetab talle lihtsamaid tehnikaid või soovitab abivahendeid, näiteks nööpimiskonksu või paksemad pliiatsid, et igapäevased tegevused oleksid kergemad ja iseseisvus säiliks. Järgmine punkt on käte manipuleerimine ehk osavus. Ja see tähendab, kui täpselt ja sujuvalt inimene suudab oma käsi ja sõrmi kasutada esemete käsitlemiseks. See on oskus haarata, pöörata, tõsta, viisata või siis hoida esemeid nii, et liigutused on täpsed ja kontrollitud. See võime on vajalik peaaegu kõigis igapäevastes tegevustes, söömisel, rietumisel, kirjutamisel, koristamisel või tööülesannete täitmisel. Kui käe osavus on vähenenud, võib inimene kukutada asju, teha liigutusi aeglasemalt või tunda, et käed ei kuula sõna. Ja seda võib põhjustada näiteks närvikahjustus, artriit, insult või lihtsalt lihaste nõrkus ja liikumispuudus. Näide praktikast, et pärast insulti ei saa inimene haarata tassi nii, et see ei jääks kindlalt käes. Ta ei tunne hästi sõrmi ja liigutused on ebatäpsed. Ja tegevusterapeut kasutab harjutusi ja tegevusi, mis parandavad sõrmede tundlikkust, tugevust ja liigutuste kontrolli. Näiteks väikeste esemete tõstmist või nupumängude tegemist. Tasakaal. Tasakaal tähendab inimese võimet säilitada keha stabiilsust seistes, istudes või liikudes. See on oskus hoida keha raskuskese õiges asendis, et mitte kukkuda või kaotada kontrolli liikumise üle. Tasakaal sõltub lihasjõust, koordinatsioonist, kehaasendist ja ka tunnetusest. Näiteks sellest, kuidas aju saab infot silmadest, sisekõrvast ja lihastest. Kui tasakaal on häiritud, võib inimene tunda ebakindlust kõndimisel, koomistada või kukkuda. Eriti ohtlik on see eakatele, kelle luud paranevad aeglasemalt ja kelle kukkumised võivad lõppeda luumurdudega. Näide. Pärast puusa luumurdu näiteks kardab inimene püsti tõusta, sest tunneb, et võib kukkuda. Ja tegevusterapeut alustab lihtsate harjutustega, näiteks istudes tasakaalu hoidmine või ühel jalal seismine toega, et tastada kindlustunne ja tasakaalu tunnetus. Järgmine punkt minu arvates on huvitav, nimega praksis ja tegevuse planeerimine. Praksis tähendab inimese võimet kavandada, korraldada ja sooritada liigutusi teatud eesmärgiga.
Teissõnu, see on oskus mõelda välja, mida ja kuidas teha ning seejärel liigutused õigesti ellu viia. Kui praksis on häiritud, võib inimene teada, mida ta tahab teha, kuid tema keha ei suuda liikumist õigesti korraldada. Näiteks ta tahab panna särki selga, aga käed ei liigu õiges järjekorras või ta ei mäleta, kust alustada. Ja tegevuste planeerimine tähendab, et inimene suudab oma tegevusi mõttes ette kujutada ja samm-sammult läbi mõelda. See on vajalik, et toimetulek oleks sujuv ja loogiline. Ja tegevusterapeut hindab praksist ja planeerimist, et mõista, kas inimene suudab oma tegevusi iseseisvalt algatada, järjekorras sooritada ja lõpetada või mitte. Ja kui mitte, siis kasutatakse teraapias erinevaid strateegiad ja harjutusi, mis aitavad taastada tegevuste loogilise järjestuse ja motorse täpsuse. Näiteks, kui patsiendil pärast ajukahjustust on raske hommikul riietuda, ta paneb riideid vales järjekorras ja unustab mõne sammu. Ja siis tegevusterapeut aitab tal tegevuse osadeks jagada, näitab visuaalseid juhiseid ja harjutab koos, kuni tegevus muutub taas automaatseks. Järgmine ka huvitav punkt nimega kahepoolne integratsioon. Bilateral integration. See kahepoolne integratsioon tähendab, et mõlemad kehapooled, parem ja vasak, töötavad koos, üksteist täiendades ja koordineerides. See on oskus kasutada mõlemad kätt või jalga korraga, kas sümmetriliselt, et mõlemad teevad sama liigutus või erinevalt, kuid koostöös. Kui inimene hoiab paberit ühe käega ja lõikab teisega või seob paelu või siis kirjutab ühes käes pastakas samal ajal, kui teine käsi hoiab vihikut. Kõnnib või jookseb, kus mõlemad kehapooled liiguvad rütmiliselt koos. Kui kehapoolne integratsioon on häiritud, võib inimesel olla raskusi tegevustega, mis nõuavad mõlema käe või jala koostööd. Näiteks rietumine, toidu lõikamine, klaviatuuril trükkimine või siis sportlikud tegevused. Ja see võib esineda näiteks lastel arenguhäirete korral või täiskasvanutel pärast ajukahjustust. Ja tegevusterapeut hindab, kui hästi inimene suudab mõlemad kehapoolt kasutada korraga ja koordineeritult. Näidena toon siis laps, kes ei suuda hoida vihikut paigal, kui ta kirjutab, vihik liigub laual ja käekiri jääb lohakas. See näitab, et vasak ja parem käsi ei tööta koostöös ja terapeut teeb temaga harjutusi, mis nõuavad mõlema käe samaaegset kasutamist, et parandada koordinatsiooni ja koostööd. Kohe järgmisel slaidil näete head pildi, mis illustreerib täpselt seda, millest ma praegu räägin. Järgmine punkt on tundlikkus. Tundlikkus tähendab inimese võimet võtta vastu ja töödelda infot oma meelte kaudu, puudutuse, nägemise, kuulmise, haismise, maitse ja keha tunnetuse abil. See aitab meil mõista, kus me oleme, mida tunneme ja kuidas peame reageerima. Tegevusterapeut hindab, kas inimese sensoorne töötlus on normaalne või häiritud. Ja kui tundlikkus on liiga kõrge, võib inimene reageerida üle. Näiteks teda häirib puudutus, müra, valgus või isegi riiete tekstuur. Ja kui tundlikkus on liiga madal, ei pruugi ta reageerida piisavalt. Ta ei märka valu, külma, kuuma või surve muutust. Tundlikkuse hindamine on oluline, sest see mõjutab liikumist, tähelepanu, meeleolu ja igapäevaelu tegevusi. Tajumisoskus. Tajumisoskus tähendab inimese võimet tõlgendada ja mõista seda infot, mida ta oma meelte kaudu saab. See ei ole ainult tundmine, näiteks näen või kuulen midagi, vaid ka arusaamine, mida see tähendab. Näiteks silmad näevad tassi laual ja aju mõistab, et see on tass, mida saab käega võtta ja millest saab juua. Kõrv kuuleb heli,
aju otsustab, kas see on ohtlik, näiteks auto, või siis tavaline, näiteks vihm. Ja kui tajumisoskus on häiritud, võib inimene segamini ajada esemeid, nägusid või kohti, või ta ei pruugi aru saada, kuidas midagi kasutada. See võib juhtuda näiteks pärast insulti, ajukohjustus või dementsuse korral. Näiteid praktikast. Inimene näeb kammi, kuid ei tea, mida sellega teha. See on apraksia ja patsient ei suuda ruumis orienteeruda. Ta ei leia oma voodit ega vannituba, kuigi on seal mitu päeva olnud. Veel üks näide, et laps segab värve või kujundeid, sest aju ei suuda infot õigesti töödelda. Ja tegevusterapeut hindab tajumisoskus, et mõista, millised meeled töötavad normaalselt ja kus on raskused infot mõista või kasutada. Järgmine punkt on mälu. Mälu tähendab inimese võimet talletada, säilitada ja meenutada informatsiooni. See võimaldab meil õppida, orienteeruda ajas ja ruumis ning tegutseda igapäevaelus. Mälu jaguneb peamiselt kaheks, lühimäluks ja kaugmäluks. Lühimälu, see on info, mida me hoiame mõttes vaid lühikest aega, näiteks kui püüame meeles pidada telefoninumbrit või siis juhist või nime. Ja kaugmälu, see on info, mida hoiame kaua, lapsepõlve mälestused, õpitud oskused, tuttavad kohad või siis inimesed ja kogemused. Ja kui mälu on häiritud, võib inimesel olla raske uusi asju õppida, meeles pidada kokkuleppeid, järgida juhiseid või ära tunda tuttavaid inimesi ja kohti. See on väga sage probleem näiteks dementsuse, ajukohjustuse või stressi ja väsimuse korral. Teadvuse tase. Teadvuse tase näitab, kui hästi inimene on argvel, tähelepanelik ja reageerib ümbritsevale. See tähendab, kui teadlik ta on iseendast, ajast, kohast ja olukorrast. Tavaliseks olekus on inimene täielikult teadvusel. Ta saab aru, kus ta on, mida ta teeb ja suudab vastata küsimustele loogiliselt. Kuid teadvuse tase võib muutuda näiteks haiguse, trauma, hapnikupuuduse, ravimite või siis närvisüsteemi kahjustuse tõttu, siis teadvuse taseme häired võivad ulatada kergest segasusseisundist kuni sügava teadvusetuseni. Levinud seisundid on näiteks uimasus. Inimene on väsinud, vajab ergutust, et reageerida. Siis segasus, see on deliirium. Ta on ärkvel, kuid ei saa hästi aru, kus ta on või mis toimub. Siis teadvusetus, kooma. Inimene ei reageeri üldse välistele stimulitele. Ja tegevusterapeut peab alati hindama teadvuse taset enne, kui alustab teraapiat, sest see mõjutab otseselt patsiendi ohutust, võimet aru saada juhistest ja osaleda tegevuses. Näide praktikast, et pärast insulti võib patsient olla unine ja reageerida aeglaselt. Ja siis terapeut peab alustama väga lihtsatest ja aeglastest tegevustest. Segaduses eakas inimene võib hakata teraapia ajal kõndima vales suunas või proovida tõusta, kuigi see on ohtlik. Koomas patsiendiga töötab terapeut passiivselt, näiteks teeb asendraavi või liigutab jäsemeid, et ennetada tüsistusi. Teadvuse tase annab aluse otsustada, milline teraapia on parasjagu sobiv ja ohutu. Nii, järgmine punkt on orientatsioon. Orientatsioon tähendab inimese võimet mõista ja määratleda oma seost ümbritseva maailmaga.
See aitab inimesel aru saada, kus ta on, mis aeg on, kes ta ise on ja mis temaga toimub. Ja tavaliselt hinnatakse orientatsiooni 4 valdkonnas. Ajas, kas inimene teab, mis päev, kuu, aasta või kellaaeg on, siis kohas, kas ta teab, kus ta asub, kas kodus, haiglas, hooldekodus või mujal, siis enda isikus, kas ta tunneb iseennast, oma nime, vanust, pereliikmeid, situatsioonis, kas ta mõistab, miks ta on teatud kohas, näiteks haiglas, ja mis temaga toimub. Ja kui orientatsioon on häiritud, võib inimene olla segaduses, rahutu või hirmul. Ta võib arvata, et ta on kodus, kuigi tegelikult on haiglas, või ta ei pruugi aru saada, miks teda uuritakse või aidatakse. Näiteid praktikast, et dementsusega inimene võib arvata, et ta on oma lapsepõlve kodus ja tahab koju minna. Pärast operatsiooni võib patsient ajutiselt segaduses olla ega mäleta, mis päev või koht on. Või traumajärgselt võib inimene tunda end katkestununa, ta ei mõista, mis juhtus või miks ta lamab haiglavoodis. Ja tegevusteraapia hindab orientatsiooni, sest see mõjutab teraapias osalemist, turvatunnet ja koostööd kindlasti. Teadlikkus probleemidest. See tähendab inimese võimet aru saada ja tunnistada, et tal on mingi raskus või muutus oma toimetulekuks. See on oskus märgata, et midagi ei ole endine, et liikumine, mälu, kõne või mõtlemine on muutunud ja mõista, kuidas see mõjutab igapäevaelu. Näiteks pärast insulti arvab inimene, et tema vasak käsi liigub normaalselt, kuigi tegelikult on see halvatud. Ta võib proovida tõusta ja kukkuda, sest ta ei mõista oma piirangut. Ja tegevusterapeut hindab, kui realistlikult inimene näeb oma olukorda ning kohandab teraapiat vastavalt. Ohutuse hindamine. Ohutuse hindamine tähendab, et tegevusterapeut vaatleb, kui turvaliselt inimene suudab toime tulla oma igapäevaelu tegevustes, nii kodus, haiglas kui ka väljaspool. Ja eesmärk on aru saada, kas inimene tajub ohtusid ja oskab neid vältida. Näiteks dementsusega inimene paneb pliidi tööle ja unustab selle välja lülitada. Siis patsient, kellel on tasakaaluhäired, püüab üksi duši alla minna, ilma toeta ja kukub. Tegevusteraapia hindab ohutust nii vaatluse küsimuste kui ka praktiliste tegevuse kaudu. Tema ülesanne on leida, kuidas muuta keskkond ja tegevused turvalisemaks, näiteks lisada käsipuud, eemaldada vaibad, kasutada alarmseadmeid või siis õpetada inimest ohte ära tundma. Järgmine punkt on meeleolu. Meeleolu tähendab inimese emotsionaalset seisundit, seda, kuidas ta end tunneb ja kuidas need tunded mõjutavad tema käitumis- ja tegevusvõimet. Meeleolu võib olla stabiilne ja positiivne, inimene tunneb rõõmu, rahulolu ja huvi või muutlik ja negatiivne. Inimene tunneb kurbust, viha, ärevust või lootusetust. Meeleolu mõjutab otseselt seda, kuidas inimene osaleb teraapias ja kui motiveeritud ta on oma eesmärke saavutama. Isegi kui füüsilised oskused on head, võib halb meeleolu vähendada inimese tahet midagi teha. Enesetaju. Enesetaju tähendab, kuidas inimene tajub iseennast, oma keha, isiksust, väärtust ja rolli maailmas. See hõlmab nii füüsilist kui ka psühholoogilist eneseteadlikkust. Terve enesetaju tähendab, et inimene tunneb end tervikliku ja väärtuslikuna, isegi kui tal on piirangud või haigus.
Kui enesetaju on häiritud, võib inimene tunda, et ta ei ole enam tema ise, et ta on kaotanud oma osa identiteedist või väärtusest. Näite praktikast, et pärast jäseme amputatsiooni võib inimene tunda, et tema keha ei kuulu talle enam või et ta on vähem väärtuslik. Või noorel inimesel, kes on jäänud ratastooli, võib tekkida tunne, et ta ei saa enam oma sõpradega samastuda. Tema tajub end erinevana. Ja tegevusterapeut aitab taastada positiivset enesetaju, toetades inimest tegevustega, mis tugevdavad enesekindlust siis keskkonna ja suhtlemise kaudu ja võimaldades inimesel olla aktiivne otsustaja oma teraapia ja igapäevaelu üle. Hea enesetunne on väga oluline, sest see mõjutab otseselt motivatsiooni, meeleolu ja soovi taastuda. Kui inimene tajub ennast väärtuslikuna, on tal suurem jõud ja tahe pingutada. Järgmine punkt on kõne ja suhtlemisoskus ja see tähendab inimese võimet väljendada oma mõtteid, tundeid ja vajadusi ning mõista teiste sõnumeid. Ja see võib toimuda sõnade, žestide, miimika, kirjutamise või abivahendite abil. Nagu me teame, et suhtlemine ei ole ainult rääkimine, see on vastastikune protsess, kus oluline roll on ka kuulamisel, tähelepanul ja kehakeelel. Kui suhtlemisoskus on häiritud, võib inimene tunda frustratsiooni, eraldatust ja hirmu, sest ta ei saa end väljendada ega mõista, mida teised ütlevad. Seda võib põhjustada näiteks insult, ajukohjustus, dementsus või autismispektri häired. Näidena võin tuua, dementsusega inimene võib segada sõnu, rääkida katkendlikult või siis reageerida sobimatult, sest ta ei saa aru küsimusest. Või pärast insuldi ei leia inimene sõnu, kuigi mõistab, mida tahab öelda. Sotsiaalne ja perekondlik tugi. See tähendab, et kui palju inimesel on lähedasi, sõpru ja teisi inimese, kes teda aitavad, julgustavad ja toetavad nii emotsionaalselt kui ka praktiliselt. Toetus võib olla emotsionaalne, praktiline ja sotsiaalne. Kui inimesel on tugev tugivõrgustik, siis taastub ta kiiremini ja tunneb end turvaliselt. Ja muidugi, kui toetust pole, võib tekkida üksindus, masendus ja motivatsioonilangus. Nii, järgmine punkt, kellena töötas inimene, siis tema oskused ja võimed. Ja see punkt aitab tegevusterapeudil mõista inimese tausta ja elukogemust. See, kelleks inimene on varem töötanud ja milliseid oskusi ta on elu jooksul omandatud, annab olulist infot selle kohta, millised tegevused on talle tähenduslikud ja mida saab teraapias kasutada. Töö ja oskused kujundavad inimese identiteedi, enesetunnet ja enesehinnangut. Ja kui inimene ei saa enam oma endist tööd teha, siis võib ta tunda kaotust ja väärtusetust. Samas saab tegevusterapeut kasutada tema varasemaid oskusi, et leida uusi viise enese teostuseks. Nii ja viimane punkt on vaba aeg. Vaba aeg tähendab aega, mille inimene saab kasutada enda huvideks, lõigastumiseks ja meeldivateks tegevusteks. See on osa elust, mis aitab taastuda, tunda rõõmu ja säilitada vaimset tasakaalu.
Tähtis pole ainult töö või igapäevased kohustused, vaid ka see, kuidas inimene puhkab ja mida ta teeb oma rõõmuks. Ikkagi vaba aja tegevused annavad elule tähenduse ja aitavad hoida identiteedi, isegi siis, kui haigus või vanus on piiranud töövõimet. Näide praktikast, et kui eakas inimene, kes armastas ajatööd, saab teraapias jätkata taimede eest hoolitsemist, siis väiksemas ulatuses näiteks toataimedega, siis tal see taastamisprotsess läheb kiirem. Nii. Nüüd ongi see slaid, millest ma enne rääkisin ja mis näitab väga hästi kahepoolest integratsiooni. Võite vaadata seda pilti. Järgmine slaid, kognitiivne funktsioon. Mis on vajalik normaalseks kognitiivseks tööks? Kõik need vaimsed protsessid, mis aitavad inimesel mõelda, õppida, otsustada ja tegutseda. Selleks, et inimene saaks igapäevaelus hästi hakkama, peab töötama väga täpses koostöös. Justkui hästi korraldatud meeskond. Vaatame nüüd, mis selle meeskonna tööks vajalik on. Kõige sensoorsete kanalite kaudu saabuva teabe töötlemine. Kõigepealt peab inimene suutma vastu võtta infot kõikide oma meelte kaudu. Nägemine, kuulmine, kompimine, maitsmine ja haistmine. Kui üks neist kanalitest ei tööta, muutub ka info töötlemine raskemaks. Näiteks, kui kuulmine on nõrgenenud, võib inimene valesti aru saada, mida talle öeldakse ja see mõjutab tema käitumis- ja otsuseid. Selle info integreerimine teadmiste ja mäluga. Järgmiseks peab aju suutma saadud info ühendada sellega, mida me juba teame. Kui ma näen tassi, siis ma ei pea uuesti mõtlema, mis see on. Mu aju seostub selle kohe varasema kogemusega. Ja see on väga oluline, sest ilma selle ühenduseda ei saaks me aru, kuidas maailma tajuda või kuidas esemeid kasutada. Järgmine punkt siis ülesandega seotud aspektide esile tõstmine. See tähendab, et inimene oskab valida, mis on antud hetkel oluline. Näiteks, kui ma teen süüa, keskendun pliidil olevale potile, mitte samal ajal televiisorile. See on osa tähelepanust. Võime jätta ebaoluline kõrvale ja keskenduda ülesandele. Siis järgmine oluline punkt on plaani koostamine. Enne tegutsemist peab inimene suutma mõelda, kuidas ülesannet täita. See tähendab, et ta seab eesmärgi ja mõtleb sammud läbi, mida teen kõigepealt, mida pärast. Näiteks enne kui ma hakkan kokki küpsetama, pean ma teadma, kas mul on olemas kõik koostisosad või mitte. Järgmine on siis ülesande jaotamine sammudeks. Mõnikord tundub tegevus liiga keeruline, kui seda tervikuna vaadata. Ja seepärast peab inimene oskama jaotada tegevuse väiksemateks sammudeks. Näiteks riietumine. Esmalt panen sokid, siis püksid ja siis särgi. Ja kui see oskus kaob, näiteks dimensuse korral, ei saa inimene enam iseseisvalt riidesse. Siis järgmine on toimingute sooritamine õiges järjekorras. Kui inimene on teinud plaani, peab ta suutma seda ka järgida õiges järjestuses. Kui tegevuste järjekord läheb sassi, võib tulemuseks olla segasus või ebaõnnestumine. Näiteks, kui panna suppi sisse vesi alles siis, kui see on juba serveeritud, ei tule sellest head tulemust. Ja siis viimane on tegevuse jälgimine ja korrigeerimine.
Ja lõpuks on vaja oskust enda tegevust jälgida ja vajadusel muuta. See tähendab, et inimene märkab, kui miski ei lähe plaanipäraselt ja suudab olukorda parandada. See on väga oluline igasuguses õppimises ja taastumises, sest ainult nii me areneme ja väldime korduvaid vigu. Ja kõik need sammud koos moodustavad kognitiivse tööterviku. Kui üks osa sellest ahelast on häiritud, näiteks tähelepanu, mälu või planeerimine, siis mõjutab see ka kõiki teisi. Ja tegevusterapeut peab hindama, milline lüli on nõrgenenud, et aidata inimesel taastada terve mõtlemise ja tegutsemise süsteemi. Kui me räägime kognitiivsest funktsioonist, siis tegelikult koosneb see mitmest erinevast protsessist, mis töötavad kogu aeg koos. Need on justkui aju erinevad osakonnad, kus igaühel on oma ülesanne ja kui üks neist ei tööta hästi, mõjutab see kogu süsteemi. Näiteks tähelepanu. On võime keskenduda sellele, mis on parasjagu oluline ja ignoreerida ülejäänud. Näiteks, kui sa õpid või kuulad mind praegu, kasutad sa tähelepanu, et mitte mõelda samal ajal telefonile või aknast välja vaadata. Ja kui tähelepanu on häiritud, on väga raske uusi teadmisi omandada või ülesandeid lõpule viia. Mälu aitab säilitada ja meelde jätta informatsiooni, nii uusi teadmisi kui ka varasemaid kogemusi. Mälu on seotud õppimisega, kuid ka igapäevaste tegevustega. Näiteks, et sa mäletad, kuhu panid telefoni, mis päeval on tund või kuidas koju minna. Kui mälu on häiritud, tekivad raskused iseseisvusega. Et inimene unustab, mida ta pidi tegema või kordab samu tegevusi mitu korda. Siis mõistmine tähendab, et inimene saab aru saadud infost ja oskab seda kasutada. Näiteks, kui terapeut ütleb, võtta luusikas ja sega, siis inimene mitte ainult ei kuule neid sõnu, vaid mõistab, mida need tähendavad ja kuidas seda teha. Ja kui mõistmine on häiritud, võib inimene reageerida valesti, kuigi ta kuulis kõike õigesti. Ja siis viimane punkt on oma algatus ehk initsiatiivsus. Oma algatus on võime alustada tegevust iseseisvalt, ilma et keegi käsiks. See näitab motivatsiooni ja sisemist energiat tegutseda. Kui oma algatus on madal, inimene võib tunduda passiivne või apaatne. Tema teab, mida peaks tegema, aga ei tee seda. See on sage probleem depressiooni, dementsuse ja ajukahjustuse korral. Ja tegevusterapeut aitab inimesel leida huvi ja väikseid samme tegevuse alustamiseks. Siis järgmine punkt on planeerimine. See on võime mõelda ette ja siis kavandada tegevuse sammud. See on nagu ajukalendri funktsioon. Sa pead otsustama, mida, millal ja mis järjekorras teha. Näiteks koolitöö tegemine. Kõigepealt otsid materjalid, siis kirjutad, siis kontrollid. Ja kui planeerimine on häiritud, on tegevused segased ja inimene ei saa midagi lõpule viia. Siis probleemide lahendamine. See oskus leida lahendus ootamatutes olukordades. Näiteks, kui midagi läheb valesti, kukub tass maha või ununeb oluline asi, siis inimene mõtleb, mida ma nüüd teha saan. Kui probleemide lahendamise oskus on nõrk, võib inimene jääda segadusse ega oska reageerida. Siis veel üks punkt, see on enesevaatlus. See on võime märkida oma tegevuse tulemusi ja vajadusel neid korrigeerida.
See on oluline igas õppe- ja tastumisprotsessis, sest ilma teadliku jälgimiseta me ei arene ega õpi. Nii, nüüd kui me oleme aru saanud, mis on kognitiivsed protsessid ja miks need on inimese toimetuleku seisukohalt nii olulised, liigume samme edasi. Vaatame, kuidas tegevusterapeut neid tegelikult hindab. Teooria annab meile teadmise, mida me peame jälgima, aga praktikas on vaja konkreetseid tööriistu ja teste, mis aitavad hinnata inimese mõtlemis- ja mäluvõimet objektiivselt. Ja need testid aitavad terapeudil aru saada, millised kognitiivsed funktsioonid on säilinud, kus on raskused või häired ja kuidas kavandada teraapiat nii, et see vastaks inimese tegelikule võimele. Neid teste kasutatakse nii neuroloogiliste haigustega patsiendi puhul kui ka eakate ja dementsusega inimeste hindamiseks. Kõigepealt see on mini-mental test. See on üks kõige tuntumaid ja lihtsamaid teste, mida kasutatakse, et hinnata inimese üldist vaimset seisundit. Järgmine siis MOCA test. Seda kasutatakse eriti siis, kui kahtlustatakse kergemad kognitiivsed häired, näiteks varajast dementsust või kerget ajukahjustust, mida mini-mental veel ei näita. Siis LOTCA on juba laiem ja põhjalikum test, mida kasutatakse neuroloogiliste häirete korral, näiteks insuldi, ajutrauma või ajukasvaja järel. Kõik need testid aitavad tegevusterapeudil mõista inimese aju funktsioneerimist. Järgmised testid, mida tegevusterapeut kasutab. Vabandust, ma kõigepealt räägin motoorsest oskusest veel. Et kui kognitiivsed funktsioonid on seotud mõtlemise ja planeerimisega, siis motoorsed oskused on seotud sellega, kuidas inimene oma keha kasutab, kuidas ta liigub, hoiab tasakaalu ja teeb täpseid liigutusi. Motoorne oskus tähendab võimet teha teadlikke ja täpseid liigutusi, kasutades selleks käsi, jalgu või kogu keha. See on oskus muuta mõtte tegevuseks, et aju annab käsu ja lihased täidavad selle. Motoorsed oskused jagunevad peenmotoorika, see on väikesed liigutused. Ja siis jämeda motoorika, suured liigutused. Ja tegevusterapeut hindab, kuidas inimene oma keha kontrollib, millised lihased töötavad hästi ja millised vajavad treeningut või tuge. Nüüd, kui me juba teame, mis on motoorsed oskused ja kuidas neid jagunevad, me siis vaatame, kuidas tegevusterapeut neid praktikas hindab. Selleks kasutatakse erinevaid teste, mis aitavad hinnata nii jämeda kui ka peenmotoorikat. Samuti ka käeosavust ja koordinatsiooni. Kõigepealt see on jämeda motoorika test, mis hindab käte funktsiooni, liigutuskiirust ja tegevuse koordineerimist. Testis on kast, mis on keskel vaheseinaga jagatud 2 ning sees on puidust kuubikud. Inimene peab ühe käega tõstma kuubikut ühest kasti poolest teise nii kiiresti, kui suudab, tavaliselt 1 minuti jooksul. Siis järgmine on Bourdieu-Pegboard test. See on käelise osavuse ja peenmotoorika test, mida kasutatakse väga sageli taastusravis ja tegevusteraapias.
Testis on tahvel väikeste aukudega ning metallist tihtid väikesed sellised pulgad. Ja inimene peab asetama neid väiksed pulgad õigesse kohta nii kiiresti kui võimalik. Esmalt ühe käega, siis teisega ja lõpuks mõlema korraga. Ja miks need testid on olulised? Need annavad terapeudile objektiivse mõõdu, mitte ainult mulje. Ja tulemusi saab võrrelda ajas ja näha, kas inimene areneb või vajab muutust teraapias. Uh, 21. novembril on meil tund ja ma toon need testid teile tutvumiseks. Ja sellel slaidil on 2 videot, kus te näete, kuidas neid teste kasutatakse. Lingid lisatakse hiljem ja te saate nendega pärast loengut tutvuda. Nii, nüüd oleme vaadanud, kuidas me inimest hindame, millised on tema kognitiivsed ja motoorsed oskused, kuidas need mõjutavad igapäevaelu ning millised teste terapeut selleks kasutab. Aga üks väga oluline küsimus jääb veel, kuidas me näeme inimest tervikuna. Mitte ainult tema mälu või liikumist, vaid seda, kuidas kõik need osad koos toimivad tema igapäevaelus. Ja selleks kasutamegi tegevusteraapias peomudelit ehk person, environment, occupation ehk inimene, keskkond, tegevus. See on üks tähtsamaid mudeleid tegevusteraapiast, sest see aitab terapeudil mõista, miks inimene ei tule toime mõne tegevusega, kas põhjus on temas endas, tema keskkonnas või tegevuses, mida ta teeb. Peomudel on kliendikeskne lähenemine, mis tähendab, et me ei vaata ainult probleemi, vaid inimest igapäevases kontekstis. Mudeli põhialus on mõte, et inimene, keskkond ja tegevused on omavahel dünaamilises seoses. Need mõjutavad üksteist pidevalt. Kui ühes nendest valdkondadest tekib muutus, mõjutab see ka teisi. Näiteks, kui inimese füüsiline seisund muutunud, näiteks insult, muutub ka tema võime tegutseda. Kui keskkond ei toeta seda, näiteks liiga palju treppe, halb valgustus, siis tema tegevusvõime väheneb. Kui tegevus ise on liiga keeruline või mõttetu tema jaoks, kaob motivatsioon ja koostöövalmidus. Nii, nüüd näete siin slaidil visuaalset kujutist sellest, millest me just rääkisime, peomudelist. Siin on 3 ringi. Inimene. See oleme meie ise oma füüsiliste, kognitiivsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete omadustega. Näiteks meie oskused, tervis, motivatsioon, isiksus ja huvid. Siis on keskkond, kõik, mis meid ümbritseb. See võib olla füüsiline keskkond, kodu, kool, töökoht, aga ka sotsiaalne keskkond, pere, sõbrad, kolleegid või siis kultuuriline ja majanduslik taust. Ja keskkond võib toetada tegevust või hoopis takistada seda. Ja 3. on tegevus. Need on igapäevased tegevused, mida inimene teeb ja mis annavad elule tähenduse. Näiteks söömine, riietumine, õppimine, hoobid või suhtlemine. Seal, kus need 3 ringi kattuvad, toimub osalus ehk participation. See tähendab, et inimene saab päriselt osaleda oma elutegevustes, teha seda, mida ta soovib ja milleks ta on võimeline. Ja kui kõik 3 elementi on tasakaalus, on ka tegevusvõime optimaalne. Näide elust. Võtame näiteks eaka inimese, kes armastab ajatööd jälle. Kui ta on füüsiliselt terve ja motiveeritud, tal on sobiv
aed ja vajalikud tööriistad, keskkond ning tegevus, aiatöö on talle tähenduslik ja jõukohane, see on tegevus. Siis ta saab täielikult osaleda ja tunneb rahulolu. Aga kui näiteks keskkond muutub, aias on järsk trepp või raskeid tööriistad, siis osalus väheneb, kuigi inimene ise on sama. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et peomudel aitab terapeudil mõista, kust probleem algab ja kus on võimalik muuta tingimusi. Ja mõnikord tuleb toetada inimest, näiteks abivahendeid kasutada, mõnikord muuta keskkonda, näiteks haramiskõrgus, valgustus ja mõnikord kohandada tegevust, lihtsustada, lühendada või muuta tähenduslikumaks. Ja kõik need 3 osa on võrdselt olulised, sest alles siis, kui need kattuvad, tekib tõeline osalus ja hea elukvaliteet. Nii, keskkond. Keskkond on koht, kus tegevust teostatakse. Kui me vaatame peomudelit, siis üks 3 põhielemendist on keskkond. Keskkonnaliigid, siis füüsiline keskkond, see on ruum, kus inimene tegutseb. See on kodu, kool, haigla ja siia kuuluvad valgustus, mööbel, temperatuur, müratase, trepid ja nii edasi. Siis sotsiaalne keskkond. Siia kuuluvad inimesed, kellega inimene suhtleb, näiteks perekond, sõbrad. Ja sotsiaalne tugi mõjutab tugevalt motivatsiooni ja emotsionaalset heaolu. Siis kultuuriline keskkond. See on väärtused, kombed ja uskumused, mis määravad, mida ühiskond peab normaalseks või sobivaks tegevuseks. Siis institutsionaalne keskkond. See on reeglid ja struktuurid, mis reguleerivad elu, näiteks seadused, koolikord, tervishoiusüsteemi raamistik näiteks. Ja viimane on sotsiaalmajanduslik keskkond. See on rahalised võimalused, ligipääs teenustele ja ressurssidele. See mõjutab, kas inimene saab endale lubada teraapiat, abivahendeid või sobiva elukoha või mitte. Näiteks, kui eaka inimese kodus on trepp ja puudub käsipuu, võib see takistada liikumist ja vähendada iseseisvust. Siis järgmine on inimene. Kui me eelmises slaidis rääkisime keskkonnast, kõigest, mis inimest ümbritseb ja mõjutab väljaspoolt, siis nüüd liigume inimese enda sisse. Sest peomudelis on inimene see keskne osa, kust kõik algab. Tema võimed, tunded, mõtted ja väärtused. Tegevusterapeut peab inimest nägema tervikuna, mitte ainult patsiendina, kellel on mingi häire või haigus. Inimene on alati rohkem kui tema diagnoos. Tema tegevusvõimet mõjutavad nii füüsilised kui ka vaimsed omadused. Aga ka see, kuidas ta iseendasse suhtub ja mis talle elus tähtis on. Kõigepealt isiksus ja identiteet. Et igal inimesele on oma isiksus ja identiteet, et see, kuidas ta ennast määratleb ja kuidas teised teda tajuvad. Näiteks ma olen ema või ma olen õpetaja. Ja kui haigus või vigastus võtab ära võimaluse oma rolli täita, mõjutab see tugevalt inimese enesetunnet. Siis tervis ja füüsiline seisund, see hõlmab nii keha üldist tervist kui ka sensoorseid ja motoorseid võimed. Siis kognitiivne seisund, kui kognitiivsed võimed on häiritud, muutub kogu elu keerulisemaks. Inimene võib unustada tegevuste järjekorda või mitte mõista juhiseid. Siis emotsionaalne seisund,
Kui inimene on masenduses, äref või hirmul, ei pruugi ta leida jõudu tegutseda. Sotsiaalsus ja rollid. Inimene ei ela üksinda, tal on suhted ja rollid, pereliige, töötaja, sõber, naaber. Ja kindlasti need rollid annavad elule tähenduse. Ja kui mõni roll kaob, peab näiteks töövõime kaotus, peab siis terapeut aitama inimesel leida uus roll või tähendus. Väärtused, uskumused ja kultuuriline taus. Et kõik inimesed tegutsevad vastavalt oma väärtustele ja kultuurilistele taustale, mis on ühele oluline ja motiveeriv, ei pruugi teisele olla samuti. Ühesõnaga, inimene peamudelis ei ole ainult keha ega aju. Ta on terviklik olend, kellel on tundeid, väärtused ja suhe maailmaga. Nii, ja viimane siis tegevus. Tegevus on see, mis ühendab inimest ja keskkonda. Just läbi tegevuse inimene õpib, kasvab, väljendab ennast ja leiab tähenduse oma elus. Tegevused on need asjad, mida me igapäevaselt teeme. Need võivad olla suured või väiksed, lihtsalt või keerulised, aga kõik nad annavad meile elule struktuuri ja mõtte. Tegevused jagunevad 3 põhivaldkonda. See on enesehooldus, self-care, et need on tegevused, mida inimene teeb iseenda eest hoolitsemiseks. Siis produktiivsus, see tähendab tegevusi, mis on seotud töö, õppimise või vastutusega, näiteks koolitöö, kodused kohustused ja nii edasi. Ja muidugi need produktiivsed tegevused annavad inimestele tunde, et ta on vajalik ja kasulik. Ja viimased on siis vaba aeg. Siia kuuluvad tegevused, mida tehakse rõõmu ja rahulolu pärast, hobid, mängud, sport, sõpradega suhtlemine. Ja tegevusterapeut kindlasti uurib, millistest tegevustest inimene saab osaleda ja millistest mitte. Ning otsib viise, kuidas taastada või kohandada neid tegevusi nii, et inimene tunneks end taas võimelisena ja vajalikuna. Nii, siin slaidil on 2 videot, mis tutvustavad teile veel kord peamudelit, inimest, keskkonda ja tegevust ning seda, kuidas need omavahel seotud on. Videotes näete näiteid, kuidas terapeudid kasutavad seda mudelit praktikas ja kuidas väikeste muudatuste kaudu saab parandada inimese tegevusvõimet ja osalust. Need lingid lisatakse teile ka hiljem, nii et te saate neid pärast loengut rahulikult uuesti vaadata ja mõelda, kuidas peamudelit saaks kasutada erinevates olukordades. Nii, täna me vaatasime, kuidas tegevusterapeut hindab inimest terviklikult, mitte ainult tema füüsilist või kognitiivsest seisundist, vaid ka seda, kuidas ta elab ja kus ta tegutseb ja mida ta teeb. Me õppisime tundma peamudelit, inimene, keskkond ja tegevus ning nägime, et need 3 osa toimivad alati koos. Kui üks neist muutub, mõjutab see ka teisi. Kui inimene saab tegutseda keskkonnas, mis teda toetab ja teha talle tähenduslikke tegevuse, siis ta tunneb end võimekana, iseseisvana ja väärtuslikuna. See ongi tegevusteraapia eesmärk, aidata inimesel osaleda elus nii palju kui võimalik, hoolimata tema piirangutest. Ja nüüd kodune ülesanne. Seekord te ei pea midagi saatma. Kõik ülesandeid arutame koos klassis 21. novembril. Nüüd teete 3 osad.
Kõigepealt analüüsite kaili juhtumit peo järgi, eraldi inimene, keskkond ja tegevus. Siis sõnastate 2-3 eesmärki ja pakute sekkumist. Seejärel teete lühikese isikliku näite mõne tee enda lemmiktegevusega ning näitate, kuidas inimene, keskkond ja tegevus on selle tegevuse juures muutunud. Ning viimane osa, väike tegevuskatse, mis võiks parandada. Siin slaidil on kõik need ülesanded kirjas. Ja siis palun ole valmis rääkima, mida sa muutsid, kas see parandas või halvendab sinu tegevuskogemust ja kuidas seostud peomudeli mõttega, et inimene, keskkond ja tegevus mõjutavad üksteist. Nii, aga aitäh tähelepanu eest ja näeme.